muusika on jumalast ja tants on kuradist. Ja muusika, kõik vormid kuni laulupidudeni välja on oma arengult 20 aastat on ees tantsust. See minu jaoks ei ole see töö, minu jaoks on see hobi. Mul on vedanud, mul on 2 ühes. Säravad oma rahvakultuuri hoidjad. Ma arvan, et need inimesed, kes ei ole rahvatantsu teinud, nad on meil elus ilma jäänud. Esimene lumelärtsak maale langedes ei märka, et ta natukene vara talve äratas. Lootsin veel mõnd pikka päeva, lootsin, et kord sind veel näen. Ma tahtsin, et mu jalad lumest märjaks veel ei saaks. Nüüd ma seisan lumes üles, ikka aina vaatan üles. Nääratan, kui tunnen veidi külma enda sees. Valge tööd on ammu läinud, sinu jälgi pole näinud. Sellel talvel lume seest vist jälgi otsin ma, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed las puhub tuul. Rahvatantsurühm Vormsi tegutseb kaunil Lääne-Eesti väikesaarel. Aastaringselt elab Vormsil ligi 300 inimest. Seda ainulaadset Eesti väikesaart iseloomustab puutumata loodus, kordumatu kultuuripärand ja ainuomased ajaloolised sümbolid. Mandri ja saare vahel peab ühendust väike praamlaev. Suure pakasega lisandub praamile Rohuküla ja Vormsi vahel ligi 10 kilomeetri pikkune jäätee, mis on Euroopas omaette vaatamisväärsus. Vormsil elas enne teist maailmasõda ligikaudu 2500 inimest. Enamik neist olid rannarootslased. Aastasadade jooksul säilitasid nad oma algupärase murdekeele ning elulaadis säilisid külakogukonna sugemed. Rootslased elasid saarel kuni teise maailmasõjani. Sõjale eelnenud tihedat asustust meenutavad saarel vaid kevadeti Võsametsa sõitsevad sirelid ja umbrohtu kasvanud elumajade vundamendid. Vormsi rannarootsi minevikust annavad tunnistust Püha Olavi kirik ja maailma suurim rõngasristide kogumiga kalmistu. Saare külanimed on rannarootsikeelsed ja kasutusel siiani. Arvatakse, et Vormsile andis nime Islandi viiking Orm ehk Madu, kes oma mereretkedel siia jõudis. Mereröövlina tuntud Ormi järgi on rootslased saart Ormsöks kutsuma hakanud. Rannarootsi kultuuri juurde on alati käinud muusika ja tantsimine. Vormsi rannatantsurühm loodi 21 aastat tagasi. Aegade jooksul on rühmas tantsinud paljud vormsilased ning mitmed neist on jäänud tantsule truuks siiani. Tantsimas käiakse tavaliselt kord nädalas. Rahvatantsijate endi sõnul pole see ainult treening, vaid ka erinevas vanuses saareelanike ja saatekapelli mõnus kokkutulek. Kes ei pea paljuks 45-minutilist praamisõitu või retke üle jäätee, on alati teretulnud tutvuma imekauni Vormsi saarega. Kui satute saarele Olavipäeva pidustuste paiku, võite saada osa ka rahvatantsurühma etteastest ja näha oma silmaga kohalikke rahvarõivaid. Maailmas on erinevaid liikumisvorme, alates rituaalsetest jahilemineku tantsudest kuni elurõõmu nautimise tantsudeni. Esimene kirjalik viide Eesti tantsulaadsele liikumisele pärineb 12. sajandist, kus kirjeldatakse sõdalaste rituaalset rütmilist liikumist tapluse eel. Sajandeid hiljem leidub esimesi kirjalikke ülestähendusi siinsetest rahvatantsudest. Anu Johani on Vormsi rahvatantsurühma looja ja esimene tantsuõpetaja. Anu tuli saarele Eesti Vabariigi taassünni alguses Vormsi kooli algklasside õpetajaks. Tants on olnud tema elus alati väga olulisel kohal. Mu isa suri kevadel ja temast jäi järgi vene hurt ja šoti lambakoor kolli. Võtsin 2 koera ja tulin siis saarele. Kodus lugesin läbi kogu kirjanduse saare kohta. Nii ma teadsin täpselt, mis piirkonnas on mis mullastik, kus on suuremad vaatamisväärsused ja mis on ajalugu. Ja nii see elu hakkas, siis võtsin kitsed endale ka. Ja ma tundsin, et vot siin on minu juured, et kuna mu isa oli surnud ja mul ei jäänud mandrile mitte midagi, siis ma tõsiselt nautisin seda, et ma olen leidnud uue kodumaa endale.
vaatamata Vormsi saare muust maailmast eraldatusele ja uue aja kommunikatsioonivahendite puudumisele liikus info Anu saabumisest suure kiirusega ning tänu millele ootas teda saarel lisaks algklasside õpetajaametile uus väljakutse. Nii kui saarele sain, siis selgus, et minu kohta oli tehtud täiuslik uurimistöö. Ehk siis minust teati rohkem kui ma ise endast. Ja kaasa arvatud seda, et ma olen tantsuõpetaja ja algas tõsine press, et meie tahame tantsida, meil ei ole mitte midagi saarel teha, mida tõesti neil ei olnud teha. Ja siis paluti, et hakka tegema, palun hakka meiega tantsima. Ja siis ma mõtlesin väga kaua, hästi, lastega olen nõus ja naistega olen ka nõus, aga segarühma ma ei võta. Põhimõtteliselt ei võta, et te hakkate kohe omavahel hakkavad teil peres probleemid ja jamad, et ma ei taha seda enam. Ja siis tuligi, naised tulid ja lapsed olid rühm ja segarühma puhul tekkis 4 paari. Mõned neist olid abielupaarid, võib-olla 2 või 3 olid abielupaarid, kes ütlesid, et meid ei huvita sinu hirmud või müüdid. Me tahame tantsida, et hakka tegema. Ja terve esimese aasta ma tegin siis selle 4 kuldpaariga selliseid ilusaid, kauneid tantsuõhtuid, kus me tantsisime absoluutselt kõike. Ma arvan, alustasime rahvalikest sellistest folkloorsetest tantsudest ja põhimõtteliselt nende soov oli ka saada selliseks valsid, tangod, rumbad, foksid ja me tegime seda. Ja siis, kui lebis info, et meil on võimalus kuhugile minna, siis tekkis väga palju uusi huvilisi. Nii et see segarühm, kus oli enne 4 kuldpaari, sellest sai 30 tantsijaga segarühm. Vormsi oli nõukogude perioodil strateegiliselt oluline piiritsoon, kuhu pääses vaid vastava loa saamisel. Vormsi keskses külas Hullos asus sõjaväekordon, kus 80-ndatel teenis ligikaudu 50 sõjaväelast. 1991. aasta keskpaigas lahkusid saarelt nõukogude ajateenijad. Saare elanikkond vähenes, kadusid mitmed töökohad ning paljud vormsilased olid sunnitud mandrilt tööd otsima. Vaatamata keerulisele perioodile saare elus oli tants ja meelelahutus ikkagi tähtsal kohal. Neid inimesi oligi seal rühmas hästi palju ja nendest oli väga selline minu jaoks väga kurb pilt, sest et saarel olid tohutult ilusad noored tüdrukud, kes kuulusid baptisti usku ja baptisti usu juurde ei käi tantsimine ja ainult 1 kaunis või 2 kaunist tütarlast said tantsida, sest nad olid luteri usku. Aga millegipärast olid tantsima kõik sellised noored poisid sinna segarühma. Ma arvan, nende vanus oli 14–16 ja neil ei olnud tüdrukuid, kellega tantsida. Ja nad tantsisid oma sõbra emadega. Ehk siis tavaline paar nägi välja, ütleme 15-aastane poiss 45-aastase või 40-aastase naisega. Ja mina vaatasin neid nagu kummitusi ja mõtlesin, et kuidas te suudate. Ja kui ma seal saarel elasin, siis ma sain aru, et see kogukond või see saare elanikkond, see elas ka hoopis teistsugust kultuuri ja elu. Ja sinna juurde käisid traditsioonilised peod ja need peod olid sellised, et seal tantsisid ja lõbutsesid kõik koos kuni südaööni koos imikutega, siis oli nagu kirjutamata seadus, et lapsed viidi magama ja kes tuli tagasi. Ja siis ma neid vaatasin, et tantsijaid, et no olgu, et siin te mul tantsite, et teil pole vist muud teha. Ei olnud ju pallimänge, ei olnud mingeid hobisid. Neil oli ainult tants. Ja nad tahtsid koos käia nädalas mitu korda. Ja mul oli see väsitav ausalt öeldes. Aga nende jaoks oli see kõige tähtsam. Tantsides ja tantsu kaudu nad elasid läbi kõik kogu meelelahutuse, sest et kino ei ole, teatrit ei ole, televiisorid olid ju Vene aja lõpp oli. Kõik oli kott pime, tänavavalgustust ei olnud. Kui oli täiskuajad, oli vähe valgem kõndida. Aga selline nagu metsik elu ja kõva tants käis ja harjutamine. Ma mõtlesin, et millal tuleb hetk, kus need noored poisid ütlevad, et võt nende tädidega me nüüd küll siit saarelt välja tantsima ei lähe. Seda hetk ei tulnud. Ja kui meil tuli pakkumine, et tulge Haapsalusse kevadel mingisugused kultuuripäevad, siis mõtlesin, et kava on olemas, tantsud selged, et lähme. Küsisin ka õrnalt kuidagi, et tantsitegi nende paaridega või? Ja normaalne, tantsisid. Järgmisena kutsuti Rootsi ja pakuti
laeva peal esinemist, seal ju tegelikult profid esinevad, mina ei tea, kus nad välja koukisid, tulevad mingist hullud Vormsilt, et neid on vaja kindlasti rahvale raha eest näidata, et tantsige. Ja siis mõtlesin, et no seal te kindlasti ei tantsi oma niimoodi. Vormsilaste ühtekuuluvustunne ja soov tantsida oli nii tugev, et esimeste hakkajate tantsupaaridega esineti ka Rootsi reisil. Mida rohkem läks aega edasi ning kasvas tantsurühm, seda enam tuli Vormsi rahvatantsurühma eestvedajatel tegeleda rühma korralduslike küsimustega. Siingi tuli appi tugev Vormsi kogukonna tunne. Muna tantsurühmas olid esindatud kõik Saare tänapäeval võiks öelda haldus- ja valitsemisinstantsid, alates jahindusest lõpetades vallavanemaga. Siis mõtlesin neile ära, et teeme nii, et mina hoolitsen ainult tantsu eest, aga teie hulgast on rühma vanemad, abid, kroonikud, kassiirid ja kõik asjaajajad. Ja tõesti, nad pidasid sõna. Ehk siis ma ei hoolitsenud mitte millegi eest, muu eest kui tantsu eest ja nende poolt tulid kõik rahastamise allikate otsimised, kõik absoluutselt viimase kui bussi või mille iganes, milleni välja. Ma mõtlen, et niisugune Saare rahvast iseloomustav asi oli ka see, et kõik olid väga kuningad. Kõigil oli palju ruumi ümber, nii füüsiliselt kui vaimselt. Kogukonnatunne oli metsik kogukonnatunne. Sa ei jäänud kunagi hätta. Kui praam ei tulnud, siis sinu koerad olid söödetud, sinu kits oli lüpstud. Ja kui praam ei tulnud, siis ma teadsin juba, et kui see praam tormiga ei tulnud, siis selle lapse ma võtan ööseks enda juurde ja sellele lapsele lähen viin süüa. Et nagu töötas kõik. Mandril elades oli Anu tegelenud võistlustantsudega, balletiga ja tantsinud erinevates ansamblites. Saarele tulles ning folkloortantsudega kokku puutudes muutus tema jaoks tantsu olemus. Mind paeluski täpselt see, et ma kohtusin tol hetkel seal inimestega, kes ei osanud tantsida, aga kes nautisid tantsu. Ja minu jaoks ei olnud kordagi tähtis siis asja kvaliteet, vaid see rõõm, mida me seal saime, see oli Saarele hetkel ainuke isetegevus, kooskäimisvorm, see oli eluviis ja kogukonna eksisteerimise selline väljund. Enne sinna minekut oli minu jaoks tants nagu esinemisvahend või selline, kuidas öelda, kui lavatants. Inimest rahvale raha eest vaatamiseks. Ma ei tundnud kordagi, et tants oleks olnud mulle eluks nagu vajalik eksisteerimisvorm. Algus oli raske. Kohalikel tantsuhuvilistel oli suur soov tantsida, kuid ainult üksikutel olid selged mõned seltskonnatantsude sammud. Vähehaaval hakati õppima. Tantsud, mis me hakkasime tegema, lähtusid puhtal kujul inimestest. Ja ma alahindasin folkloorset rahvatantsu. Mulle tundus nagu, et see on nagu mõttetu. Aga kui ma kohtasin Saare inimesi, nendest 30-st üks oskas valsisammu ja üks oskas polkasammu ja ülejäänud ei osanud ühtegi sammu, siis ma sain aru, et nendele ei saa teha mitte midagi muud kui rahvaste seltskonna tantse, sest et seal ei olnud isegi polkat vaja osata, seal oli vaja lihtsalt kõndi ja väikest sellist galoppi ja plaksutamist ja otsa vaatamist ja nii et nagu ma alustasin rahvaste seltskonna tantsudega, siis võtsin mängu need peotantsud, et nad lihtsalt liikuma ja suhtlema endaga saaksid. Ja siis võtsin mängu Eesti folkloorsed tantsud. Nii et siis ma nende peal seda kõike tegin. Ja et tantsurõõm oli põhiline, suhtlemine ja nende algteadmiste omandamine kehas. Muidugi oli minu esimene huvi, et mis tantse te siin ise olete tantsinud kunagi ajalooliselt. Ma lugesin läbi kirjanduse, mis oli Vormsi kohta rannarootslaste poolt kirja pandud. Ja kuna see seltskond, kellega ma siis seal tantsupõrandal kohtusin, siis nendest nagu neid põliseid rannarootslasi, ma arvan, neid olid üksikuid. Võib-olla 10 võib-olla oli, aga ülejäänud olid kõik nagu mina kunagi mingil põhjusel sattunud Saarele elama. Ja tantsud olid kõike muud kui Vormsi tantsud. Ja Ain Sarvelt sain 2 tantsu, mida ta oletas, et võib-olla neid tantse kunagi see rahvas siin, kui Hiiu kandlad olid, et võib-olla neid tantsiti. Ja me soendasime need ka siis üles, õppisime. Iga kord, kui esinemine oli, siis me ütlesimegi, et vaat nüüd on meil see Vormsi, oletavalt see Vormsi tants ja me teeme selle ära.
rahvatantsurühma algusaastatel kutsuti vormsilasi üha rohkem esinema, kuid takistuseks sai saatekapelli puudumine. Paari esimese aastaga oli Vormsi rahvatants saanud tugeva alguse. Tantsurühma tuntus suurenes. Käidi välismaal esinemas. Mitu korda nädalas õpiti tantse, kuid kahjuks pidi Anu olude sunnil saarelt lahkuma. Tema abikaasa oli saanud mandril tööd. Nende perre oli sündinud laps ning üheskoos suunduti Viljandisse. Sellega lõppes esimene etapp Vormsi rahvatantsu ajaloos. Loomuliku jätkuna Vormsi rahvatantsurühma arengus oli Rannarootsi kultuuripärandi kaasamine nii repertuaari kui tantsijate välimusse. Väga suure panuse Vormsi rahvarõivaste elustamisse on andnud Vormsi käsitööseltsi eestvedaja Kristina Rajando. Tema ja teiste seltsiliikmete käe all valmivad Vormsi rahvarõivad, mille algne väljanägemine on taastatud litograafiate, vanade fotode, suulise pärimuse ja vähesel määral säilinud rahvarõivaste abil. Vormsi rahvarõiva olukord täna on tegelikult väga hea. Alustades sellest, et me valmistame ise koha peal kõik rahvarõiva esemed. On ka meil koolis põhikooli õppekavas Vormsi tüdrukud valmistavad endale ka põhikooli lõpuks Vormsi rahvarõivad. Tegelikult võiks öelda, et võib-olla ei olegi inimest saarel, kes just Vormsi rõivaste vastu huvi ei tunneks. Aga ega nende nii-öelda siis saamine nii lihtne olegi. Et see on väga suur töö, et kui palju võiks kuluda ühe näiteks naise rõivakomplekti valmistamiseks, siis võiks öelda, et see on umbes 2 kuud, kui seda tööd saaks teha hommikust õhtuni. Vormsi rahvarõivaste ajaloo võib tinglikult jaotada 2 ajajärku, Österblomi eelne ja Österblomi järgne aeg. 19. sajandi teises pooles tuli saarele Rootsi evangeelse alliansi missionär Lars Johan Österblom, kes tõi saarele uue elukorralduse. Kõrtsid pandi kinni, hakati ehitama põranda ja korstnaga elumaju, rajati kool ning palvemajad. Muutuse tegid läbi ka Vormsi rahvarõivad, mida missionär ei pidanud piisavalt kõlbeliseks. Vormsi jaoks ääretult olulise tähtsusega inimene oli Maria Murman. Vormsi Maria oli saare eelviimane rannarootslane ja saare kultuuri üks suurimaid hoidjaid, kes lahkus meie hulgast 2004. aastal. Maria surma puhul saatis Rootsi kuningas tema lapselapsele kaastundeavalduse, mis näitab, kui oluline roll oli tal Rannarootsi kultuuri hoidjana. Tänu Mariale sai Kristina palju väärtuslikku infot Vormsi rahvarõivaste kohta. Maria siis tutvustas mulle nii-öelda uuema aja Vormsi rõivaid. Ja vanema aja Vormsi rõivaid nimetasid mulle 2 vana Vormsi rootslannat, et ega need ei ole need Vormsi päris rõivad. Me kandsime hoopis teistsuguseid rõivaid. Ja tõesti infot siis nende vanemate rõivaste kohta, millest siis Ingrid ja Greta rääkisid, tol hetkel praktiliselt ei olnud, et olid mõned Schlichtingi litograafiad aastast 1852 ja tuleb tunnistada, et selle vanema rõivast aru saamiseks me vaatame tänagi väga palju neid samu litosid. Kui mujal Eestis olid lasterõivad täiskasvanute riiete vähendatud koopiad, siis Vormsil oli see teistmoodi. Siin on nüüd üks Vormsi tüdruku kuueke, nii suurt hulka kollast, helget ja päikselist värvi Vormsi rahvarõivastes ei leidu. Ja selle rõiva teeb veel ka eriliseks kinnis. Täna meil on üsna nagu mitte tavapärane, et selline ilus ehitud kinnis asetseb hoopis seljal. Et miks selja taga, et tavaliselt tahetakse kõik see, mis on eespool just nagu ehtida. Aga see on siin nii mitme tähendusega seotud, millest võiks aimata ainult 2. Et üks on kindlasti see, et nii ei saa laps ise seda kuuekest seljast võtta. Ja teine, et on seotud ka selliste kaitse, muus osas kaitsefunktsioonidega.
väikesed poisid kandsid sarnaselt täiskasvanutega kuube, kuid erinevalt suurte meeste omast oli see sinist värvi. Poisid võisid kanda ka kollast kuube, kuid seda siis, kui perel polnud võimalik sinist valmistada. Need rõivad, mis me siin näeme, need on juba vähendatud koopia nüüd meeste rõivastest. Ja võib-olla selle rõiva juures on kõige erilisemaks see peakate. Selle peakate nimi on tuppluua ja selle tuppluua nagu funktsiooni või olukorra järgi võime siis aru saada, kui keeruline on ühe rahvarõiva eseme muutumine ajas. Nimelt see arvatavalt pärineb selline mütsi kuju 11. sajandist ja omakorda ta pärineb siis, eks ole, kristlikust traditsioonist ja seda on siis nagu nimetatud krooni osaks, et siin on sellised väiksed sakid ja see on kuldne, mis omakorda viitab ka jälle sellisele kristlikule arusaamisele siis maailmast, mis on siis omakorda kujunenud rõiva osaks. Esialgu kandsid või oli see peakatte pulmatraditsiooni üks osa, kui pruut laulatati, siis peale laulatust asetati siis talle see peakatte pähe. Ja aja jooksul need tavad asendusid millegi muuga, kohandusid uude traditsioonidega, nii et sellest peakattest sai hoopis väikese poisi peakatte. Jalanõud meisterdati nahast, kuid nahk oli väga kallis materjal ning seda kulus majapidamises ka muuks otstarbeks. Enamuse ajast olid vähemalt lapsed ikkagi paljajalu. Kinnitust nahkjalatsite hoidmise kohta on saadud fotodelt, kus novembrikuu koolipildil on lapsed paljaste jalgadega. Aja jooksul asendusid pastlad moodsate kingadega. Kõige enam uuendusi tuli meeste riietusse, sest nemad seilasid laias maailmas ja tõid saarele uusi trende. Meeste rõivad koosnesid nagu mujalgi kindlatest rõivaesemetest, nagu püksid, vest, särk ja kuub. Säilinud andmeid Vormsi meeste riiete kohta on väga vähe. Üks vähe teadaolev huvitav detail meeste rahvarõivaste juures, tubakakott, on pärit ajast, kui taskute traditsioon polnud veel massidesse jõudnud. Siin on siis üks selline meeste tubakakott, mis on siis koopia ühest muuseumi esemest, mille kohta küll öeldakse, et varasemalt on kantud nahkseid, aga kellel siis seda nahka nii võtta oli. Nii et see on siis nagu ka väga leidlik minu arvates oma vormilt ja värvilt, et tabada siis seda Vormsi rõiva nagu üldiseloomustust. Kuidagi on noppeid siit ja sealt sellel kukrukesel tubakakotil. Vormsi naiste rõivad on kõige põnevamad, kuna sisaldavad arhailisi elemente ja on ajas teinud läbi väga huvitavaid muutusi. Võtame näiteks seeliku, mida varasemalt nimetati särgiks. Et see särk tähendab siis seda, et ta on selline traksidega pihik seelik. Särgiga sarnane on ka siin all olev alussärk, mis on ka jälle selline üks vana traditsioon, et alus ja pealis särk on sarnase lõikega. Siis särk on siis selles mõttes ka väga iseäralik, et võib-olla seda ei olegi näha, aga siin sellesse kurdudesse on peidetud kuni 5 meetrit riiet. Et see seelik lubab olla ka lapseootel, eks ole, et siin ei pea midagi kuskilt vabastama või suuremaks õmblema. Huvitava detailina on naistel varrukad. See pluusilaadne rõivaese pidi katma õlad ja käsivarred. Kui teiste maakondade traditsioonides saadi põll alles abielludes, siis Vormsil kandsid seda ka neiud. Põlle kanti ka põllutöödel, kuna see sümboliseerib viljakust ja jätkuvust. Põlle peale kinnitati omakorda vöö, mis erineb samuti teistest Eestis levinud tavadest. Naiste rõivaste juures ei puudunud ka ehted. Varrukate esiosa kinnitati sõle või freesiga. Helmekee kandmise kohta palju andmeid pole, kuid Vormsi kiriku restaureerimise käigus leiti hulga helmeid, mis on märk sellest, et neid kunagi ikkagi kanti. Sooja annavad alusriiete peal kantav Vormsile omase kinnisega väike jakk ja pikk kuub.
Vormsi naine on kandnud nii poolsukki kui sääriseid. Naiste säär pidi olema paks ja tugev, mistõttu õblukesemad naised kandsid mitut paari sääriseid üksteise peal. Selle järgi hinnati, kas naine on vastupidav ja suudab oma töödega toime tulla. Vormsi naiste sukkadel oli siksak muster. See pidi ussid eemale hoidma. Väga erilised on nüüd siis Vormsi pastlad. Need on hästi tihedate kurdudega ja kurdude juures on nagu olnud jutuks, et Vormsi naine pidi ise oma pastlad valmistama, sest ta pidi need nii-öelda hammas hambasse koos oma siis särgi kurdudega viima. Et seda ei saanudki mees teha. Ja traditsioon ka kõneleb sellest, et pastlakurrud näriti siis hammastega sisse. Et me oleme seda siis siin Lars Lindströmi abiga proovinud ja tulevad tõesti palju paremini kui näpitsatega. Ja Vormsi pastlad erinevad ka nüüd muudest pasteldest seetõttu, et nad on hästi kõrged. Lisaks sellele, et nad on kurruga, on nad hästi kõrged ja siia moodustub siis selline väga ilus nagu selline päikeseline tipp. Ja pastlapaelad on olnud ka siin juttu, et kumbki pastlapael on lausa meetri pikkune, nii et neid pastlaid andis ka siis nagu jalga paelutada. Aeg muutis Vormsi naiste rõivaid. Pärast Österblomi saarele saabumist kadusid esmalt ehted. Järgnesid varrukad, mis olevat olnud liiga paljastavad ning mitte sobivad väärikale naisterahvale. Varrukad asendati kommetele vastava pluusiga, mis on kenasti eest kinni nööbitud ja katab käevarsi. Kuna naised kaotasid muutustega osa oma välisest identiteedist, siis olid nad leidlikud ja kohanesid peale surutud vooludega. Näiteks pluusile pandi ette ilusad nööbid, mis olid justkui ehte eest. Minema pidid ka vana aja peakatted ning uhke sarvesoeng. See asendus tavalise patsi ja ruudulise pearätikuga, mille riiet telliti turust, ühest vabrikust kõikidele saare naistele korraga. Österblomi suuniste kohaselt läks seelik lühemaks, sest seda nõudis ajastu mood ning kurrud muutusid peeneks ja väga tihedaks. Räägitakse, et kurru tiheduse järgi hindasid mehed naiste virkust. Mida tihedam ja peenem kurd, seda töökam naine. Alles jäi seeliku siseserva õmmeldud valge toot, mis oli perenaise hoolikuse mõõdupuu ning pidi olema väga valge. Pluusi peal kanti jakki. Olulise lisandina käis naiste riietuse juures kaunis kudumiskott pintpongen, mis oli rahvarõivaste juures peamiseks säravaks elemendiks ja mida aeg edasi, seda kirjumaks pintpongenid läksid. Ühel õigel naisel ikka on olnud kaasas ja mitte ainult kaasas, vaid käevangus vardakott. See osa nüüd Vormsi naisest on täiesti legendaarne, kuidas kirjeldatakse Vormsi naist kogu aeg mööda teed käies kudumas. Ja üks pastor Danel kirjutab oma mälestuste raamatus 30. aastate paiku, et kui tema tuli üle mere jää ja oli väga ametis siis hobuse juhtimisega ja oli väga hädas, lausa mitte ainult ametis. Ja siis, kuidas temale siis tuleb Vormsi poolt vastu Vormsi naine ühes käes kuidagi ohjad ja samal ajal koob. Eks see nagu näitab selle Vormsi naise töökust see kott, mille nimi on siis pintpongen. Ants Varblane on tõeline Vormsi patrioot. Ta oli üks esimestest, kes alustas Anu juhitud rahvatantsurühmas. Vahepeal viisid tööülesanded ta Tallinnasse, aga kui ta Vormsile tagasi vallavanemaks tuli, hakkas ta jälle tantsima. Täna töötab Ants Eesti Metsaseltsi juhina ja ei saa oma töö tõttu tantsuga tegeleda. No eks rahvatantsuga on niimoodi, et eks teda peab kindlasti olema teinud, et sa nagu väga, ma arvan, et need inimesed, kes ei ole rahvatantsu teinud, nad on meil elus ilma jäänud. Aga muidugi nii nagu kõikide asjadega on, et sa võtad, õpid, saavutad mingisuguse taseme ja siis võib-olla leiad, et
sellest on vähe, et peaks nagu rohkem pühenduma sellele ja ma kadedusega vaatan neid, kelle jaoks on nagu rahvatants saanud nagu ütleks üheks osaks elust. Ja aga Vormsis, eks me rahvatantsu tegime ikka sellepärast, et Vormsi rahvatantsurühm oleks olemas ja eks meil ju siin naised asju korraldavad, aga kui mehed kaasa ei tule, siis jääb ju see asi hoopis ära. Nii et eks ta oli rohkem ka niimoodi, et see Vormsi rahvatantsurühm saaks olema ja et Vormsist räägitakse ja et meie kaubamärk oleks nagu ikkagi olemas. Ja eks ta endale tervisele ja õpetab sind. Ega me ei teinud ainult rahvatantsu, me õppisime ka ühe korra nädalast, panime sellise ülesande, et meil on ka peotantsud selgeks õppima, nii et see, kes rahvust tantsib, see peab ka peol mitte niisugune jänni jääma. Aga eks täna on muidugi niimoodi, et hea meelega tantsiks, aga amet on selline, et pendeldan Vormsi ja Tallinna vahet ja ei taha kuidagi seda rühma panna endast niimoodi sõltuma, et nad nüüd minu järgi hakkaksid siis oma proove ja esinemisi sättima. Nii et see põhjus on küll täna, miks ei. Aga kindlasti tuleb see aeg tagasi, millal võib-olla saab pensionärina tatsutada, aga siis on ju lihtne ajada need asjad jälle endal sammud selgeks ja kui vähegi võimalik on kuskil rahvatantsu tantsida, eks ma siis teen seda täna ka. Rootslana Sofia Joons tuli Eestisse 1994. aasta suvel. Algul oli plaanis tulla ainult pooleks aastaks viiulit mängima ja esinema, kuid ta on tänase päevani siin. Sofia mängib viiulit ja õpetab seda ka Vanalinna muusikamajas lastele. Hariduselt peab ta end muusikapedagoogiks ja sotsioloogiks. Vormsiga seob Sofia tallharpa, Rannarootsi pärandkultuur ja saare inimesed. Tegelikult see Hiiu kannel, ta on, ütleme nii, et kui hästi labaselt rääkida, siis on see lihtsalt üks selline keskaegne pill, mida mängiti väga mitmel pool Euroopas. Ja on leitud sarnaseid pille nii Hispaanias, Walesis, Norras, Rootsis, Soomes ja ka Eestis. Ja Hiiu kannel oli siis väga populaarne ja siis ühel hetkel tulid siis teised pillid sinna juurde. Ja tuli rebekid, tulid igasugused need renessanspillid ja siis pärast tuli peale viiul. Ja Vormsi omapära siin, see on see, et on üks keskaegne pill, mis ei ole välja surnud. Vormsile sattus ka üks noor muusika ja keeletudeng Otto Anderson 1903 ja tema siis avastas siis ametlikult selle pilli olemasolu. Ja ta kirjutas hiljem artikleid ja võttis kokku kõik pillid, mis on olemas, mida tema teadis. Ja siis kirjutas siis oma doktoritööd isegi 20-ndatel. Ja tema siis pani selle pilli siis korralikult maailmakaardile ja muusikateaduse kaardile. Ja see, mis oli siis unikaalne, on see, et ta ei leidnud mitte ainult neid pille, vaid ta leidis ka mehi, kes teadis, kuidas seda mängida. Et oli siis üks pill, keskaegne pill koos oma enda repertuaariga. Tallharpat mängisid ja meisterdasid saarel ainult mehed. Kuna muusikainstrumendid olid vanasti kallid ja kättesaamatud, oli ainsaks võimaluseks pill ise valmis teha ja lood selgeks õppida. Vormsi kuldsete kätega meeste jaoks polnud see keeruline. Vaatame siis nagu Vormsi taluelu peale, et mida mehed on suutnud oma kättega teha, siis võrreldes sellega siis pole ju nii väga hull asi, et endale pilli teha. Ja igaüks tegi ju nii, nagu ta oskas ja nii, nagu ta ise arvas. Samas on see, et ütleme nii, et nagu siin on üks selline nii-öelda tavaline siis nagu Vormsi-laadne pill. Et nad arvasid ise, et täpselt nii nad peaksid olema, et nad on hästi konservatiivsed. Aga see mees, kes seda mängis, oli Hans Rehnqvist Borbist ja tema oli siis üks viimaseid mängijaid. Ja selle pilli, nüüd on see koopia muidugi, aga selle pilli originaal. Sellega juhtus see, et Otto Anderson ostis selle ära. Kuid ette, et keegi tuleb ja jäädustab välja surevat kultuuri
ja siis võtab ise pillid kaasa sealt, see on täitsa, tegelikult on see huligaansus, aga nii see juhtus. Ja mis siis Hans tegi? Hans tegi endale uue pilli. Aga siis võib ju arvata, et ta tegi samasugust, eks ju. No, Hans Rehnqvistil on pill. Ei, järgmine pill, mida ta tegi, oli siis viiulikehaga. Et ikka nagu, et mehed on ikka nagu alati mõelnud, kuidas paremini teha. Et kui juba nagu pilli teha, siis äkki saaks ilusamini, äkki saaks paremini. Ja ei tea ju ka, mida nad mõtlesid. Et noh, selles mõttes viiulid kõlasid ilusid, äkki see pill kõlab ka paremini, kui on viiulikehaga. Nii et on väga vale mõelda, et see oleks nagu väga selle nagu tagasivaatev muusikakultuur. Et ikka nad tegid täitsa nii, nagu nad ise arvasid, on kõige parem. Siin on üks pill, mida ma ise joonestasin. Ma käisin 94 Tartus seal Ariivis vaatamas neid pille ja siis siis ei olnud eriti mida nagu millega võrrelda, aga kuidagi sai niimoodi kokku pandud. Ja siin ma panin ka mitte sool, vaid ma panin jõhvkeeled peale, mis on see traditsiooniline keel siis. Ja hiljem on teisi keeli või keetematerjali kasutatud, aga ma näitaks, kuidas see kõlab. See keel on selline üsna nagu pehme, sume ja jõhv on väga hea materjal, sest ta on odav, aga see on ka väga halb materjal, sest ta on väga, ütleme nii, et ta on väga niiskusetundlik ja temperatuuritundlik. Nii et nii nagu kohe, kui tuleb nagu, kui üks lamp läheb põlema, siis on kohe paar kraadi soojam ja siis pill jääb kohe häälest ära. Nii et see, kes jõhvkeeltega mängib, ta häälestab oma pilli väga palju. Kui me räägime tämbrist ja kõlast, siis muidugi mängib ka rolli, et kuidas see korpus on ehitatud ja mis materjalist ja kui paksud seinad ja kui raske see pill on ja kui suur see pill on. Et need kaks asja koos mängivad rolli, et keel ja siis nagu see korpuse kvaliteet siis. Ja siis tuleb siis tamiilkeel. Ja selle omapära on see, või nagu head küljed on see, et ta püsib väga hästi hääles, et ta on ilmastikukindel. Temperatuurikindel ka, et ta püsib suhteliselt hästi. Et üks kord me nägime Viljandis, kuidas oli Soome ansambel Johiorkesteri ja nad olid pannud enne kontsertit oma pillid lavale ja siis meil oli päris palju hiiukalne mängijaid seal publikus. Ja siis me nägime, et bänd tuli lavale ja siis me kõik arvasime, et hakkavad häälestama. Aga bänd istus maha, nad võtsid pillid kätte, 1, 2 ja hakkasid mängima. Ja see oli uskumatu. Et see on nagu selle keele väga hea külg. Aga ta on natuke, kuidas ma mängin ühte lugu, natuke teravam ja siis peab teda nagu sellise saada seda sumedat häält kätte. Siis peaks teda tegelikult võimendama ja siis natuke nagu kunstlikult ümber keerama. Tallharpa oli Vormsi kultuurikeskkonnas väga olulisel kohal. Seda mängiti igal pool väga erinevate sündmuste puhul. Vormsi kultuuriloo arengus oli 19. sajandi lõpus murdekoht, mis Tallharpale mõjus hävitavalt. aastatel siis tuli Vormsile missionär Österblom ja tema ajal juhtus nii mõndagi Vormsil ja ma ei hakka praegu nagu ühte inimest selles mõttes süüdistama,
aga on lihtsalt näha seda, et kogu see kultuuriline kontekst muutus millekski muuks. Nii et käivad ju lood selle kohta, et Österblom ise korjas kokku kõik saare hiiukandled hullu küla külje alla ja siis pani põlema. Võib ka arvata, et selle vaimsuse saatel on täitsa võimalik arvata ka, et seda tegi täitsa vormsilased ise. Ja pärast seda siis oli päris vähe mehi siis, kes mängis seda pilli. Ja see pill nagu, et need, kes läksid vormsid minema 40-ndatel, ka nende seas oli 1-2, kes teadsid, kuidas seda pilli meisterdada, kuidas seda mängida. Ja nemad võtsid kaasa siis neid teadmisi Rootsi sai nendega kokku üks väga huvitav muusik ja muusika uurija Styrbjörn Bergelt, kes siis 70-ndatel hakkas ise ka sellega tegelema. Samal ajal ärkas ellu Rauno Nieminen Soomes, aga Eesti poolt oli väga tubli eestvedaja oli Ain Sarv, kes võttis ka Eesti-Rootsi kultuuri väga südamesse ja nii see on nagu vaikselt läinud. Mina ütleks küll, et võib arvata, et me oleme väga kaugele jõudnud, aga tegelikult on väga palju veel avastada, sest nüüd me teame väga palju. Nüüd ongi see, et arendada muusikat ja ma arvan, et järgmine samm oleks isegi see, et mitte ainult mängida seda traditsioonilist repertuaari, see annab muidugi väga palju juurde ja saab väga palju aru, et mida saab selle pilliga teha. Et näiteks, et milliseid tantse on tantsitud pillisaatel ja see ütle midagi selle kohta, et kuidas keeltega ümber käia ja kuidas nagu võib. Aga ma arvan, et üks väga huvitav ala oleks tegelikult uue muusika kirjutamine. See on see, mida mina loodan, et tuleb rohkem tulevikus. Heidi Leht on Vormsi rahvatantsurühma juhi ja õpetajana tegutsenud alates 1994. aastast. Heidi tantsis ülikooli aastatel Eesti Põllumajandusakadeemia rahvatantsuansamblis. Tollest ajast on tal palju sõpru. Saarele tulles tundis ta tantsus suurt puudust ja nägi seda tihti öösiti unes, kuid Heidil puudus julgus ise rühma teha. Kui Anu Johani pani tantsurühmale aluse, läks Heidi sinna tantsima ja kui Anu lahkus, siis kuidagi iseenesest mõistetavalt jätkas ta tema tegemisi. Alustati folkloorirühmana, siis õpiti vahelduseks lavatantse. Täna tegutsetakse jälle folkloorirühmana. Ühel hetkel tundis Heidi, et hakkab ennast ammendama ja tal pole tantsijatele enam midagi õpetada. Uue väljakutsena läks ta õppima rahvatantsujuhtide kooli. Kool kestis 2 aastat. Seda aitas finantseerida Eesti Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp, mille toetusest sai maksta osa kooliraha. Kooliaeg oli tantsurühma jaoks väga viljakas aeg, sest kõike, mida Heidi õppis, seda ka rühmale õpetas. Kui ma alguses alustasin Vormsi rahvatantsurühmas, siis mulle tundus, et need Vormsi riided, et need on nii koledad. Ja et ma neid mitte kunagi endale selga ei pane. Ja veel isegi Vormsil elades ma lasin endal teha Rapla rahvariided ja kandsin neid siis uhkusega ja esimesed tantsud tantsisin kõik Rapla rahvariides. Aga tänasel päeval on siis olukord selline, et ma olen nüüd ühel päeval sain aru, et minu rahvariided on Vormsi rahvariided ja nüüd panin Rapla rahvariided kappi, kus nad siis seisavad uhkusega ja ootavad, kuni neid on vaja. Võib-olla minu lastel või lastelastel või vennalastel või ükskõik kellelgi, kes väärtustavad seda paikkonda, kust ma pärit olen. Sest täna on minust saanud ikka päriselt Vormsi inimene. Üks esimesi Vormsi tantse, mida rahvatantsurühmas tantsiti, oli põneva ülesehitusega Vormsi longtants, tuntud ka pulmatantsuna. Selle tantsu õpetas rühmale Manala teele läinud Ain Sarv. Esimese Vormsi tantsu, Vormsi longtantsu õpetas meile kadunud Ain Sarv. Ja see on meie kavas olnud päris algusest peale. Ja kui me esimene kord 92. aastal vist, või see oli Rootsis käisime, siis oli meil ka üks Kunda poiss, kes mängis taalharpat ja selle tantsu me esitasime taalharpa saatel. Ja täna me oleme nüüd täpselt sinna samma kohta tagasi jõudnud. Meid saadavad Vormsi taalharpa mängijad
me tantsime seda sama tantsu, et see on siis nagu see tants, mis on olnud algusest kuni siiamaani. Need tantsud, mida me nüüd tantsime, on tõepoolest väga lihtsad ja väga, ütleme, omapärased siiski. Ja nad erinevad tavaliselt Eesti tantsudest. Et see on nende väärtus. Tahame hoida just alles seda, mis me oleme üles leidnud. Aastate jooksul on õpitud väga erinevaid tantse, nii kodumaalt kui mujalt. Üheks põnevamaks on Läti kaerajaan, mida kutsutakse kukostrikoseks. ...2005. aasta Europiidil kukostrikost esitades tõusid pealtvaatajad staadionil püsti ja rõkkasid vaimustusest. Mäletan, ühte õudselt huvitav lugu oli, me tantsisime Valdo Rebase Kosja lugu. Ja seal on niimoodi, et naised tantsivad nagu natuke eraldi ja mehed nagu eraldi. Ja ükskord trennis oli üks mees puudu. Ja minu poiss oli, ma ei tea, ta võis olla võib-olla esimene klass või enne kooli või niisugune väike. Ta läks sinna meeste sappa isale järgi ja tantsis terve selle tantsu ära, ilma et teda oleks kordagi õpetatud, et ta oleks seda varem proovinud. See oli niivõrd huvitav, et ta oli selle kõik nagu ise omandanud. No muidugi ta ei pool takti kogu maha ja spikerdas isa pealt, aga ta tegi terve selle tantsu ära, mille peale siis üks tantsija, kui tuli see paaris osa, siis läks võttis kähku ja võttis temaga nagu paari ka, taipas nagu ära, et siis ehmats muidugi poiss ära, aga ta tantsis selle tookord lõpuni. Ja lõpuks me tegime muidugi sellest oma leivanumbri ja ta tantsis seal meestega koos. Et see oli tõesti, see näitab seda, et kuidas see kasvab nagu inimestesse sisse või, et see on nii loomulik, et ta ei vaja nagu mingit õpetamist või mingit eraldi juhendamist, et ta tegelikult saab selle nagu kaasa. See oli hästi huvitav lugu. Kui rahvatantsurühm alustas, tantsis kokku 13 segapaari. Mõned aastad hiljem oli 13 mehe asemel alles 6. 2002. aastal polnud enam ühtegi. Olude sunnil jätkati kooskäimist ja esinemist naisrühmana, kuigi sisimas oli suur soov taastada segarühm. Järgmisel aastal see õnnestuski. Heidi sõnul on mehi tantsu juurde väga raske saada, sest neile peab pidevalt põnevust pakkuma. Ma käisin tantsujuhtide koolis, olin just lõpetanud. Seal oli väga suur teema see, et koolides võiks õpetada rahvatantsu. Siis ma tulin meie kooli ja rääkisin, et mina olen nõus tegema tasuta lihtsalt kehalise tunni ajal. Ja siis me tegime 4.–9. Käisid kõik tantsutunnis. Ja ainult üks poiss oli selline, kes ütles, et temale see ei sobi. Tema oli ennem breiki tantsinud ja niisugune tilulilu on ikka täitsa lõpp. Riidlesime ja tunnist ta ikka käis ja asi lõppes sellega, et jõulupeol kõik see terve kool tantsis siis meil astus üles päkapiku tantsuga. Ja see sama poiss tuli siis, kui me proovi tegime, tuli ütles, et no mul olid kõik paarid ära jagatud. Ta ütles, et tema tahab ka tantsida. Tema oli ainuke, kes pealt vaatas kogu sellest kambast. Ta ütles, et ta tahab kaasa teha. Siis ei jäänud mul midagi muud üle, kui ma pidin ise ka selle tantsu kaasa tegema, sellepärast, et lihtsalt meid oli paarid arv. Et see on nagu üks positiivsemaid elamusi, mis mul on olnud. Ühe tantsurühma kooshoidmine on keeruline ülesanne, eriti veel 20 aastat järjest. Heidil on rühma kooshoidmiseks omad nipid. Mõnda inimest huvitab lihtsalt rahvatants. Teine on see, et sa tahaksid midagi teha talveõhtul. Kolmas on see, et sa tahaksid nagu liigutada ja ennast ise vormis hoida. Tants on ju selles mõttes väga tänuväärne, et sobib praktiliselt kõigile ja ei tee kellegile liiga. 3, 4, vahetan kohal ära ja ikka tuleks sama pööre edasi. Pööre ja pööre. Ja. Igal aastal oleme mina vähemalt ise olen huvitatud ja ma olen püüdnud ikka niimoodi, et meil on mingi kaugem eesmärk ka. Et me teeme aasta otsa trenni, et siis meil on mingi festival või mingisugune üritus, kuhu me läheme. Et
et väga palju oleme koostööd teinud Valdo Rebasega ja käinud Europiididel. Et nüüd kui niimoodi hetkelt kohe meenutada, et huvitavamad kohad, kus ma nagu käinud olen, et siis võib-olla Sardiinia, Maroko, Veneetsia, Pariis, Hispaanias, Saint-Michel, Venemaal käisime. Tervitus Vormsile! Valdo Rebane on tantsuõpetaja, Vormsi rahvatantsurühma pikaaegne sõber, kellega koos on käidud lugematutel Europeed festivalidel. Valdo on rahvusvahelise Europeed komitees Eesti esindaja, kes korraldab eestlaste osalemist Europeed festivalidel. Sellel esimesel Europeedil, kus nad käisid, oli nende vastu huvi, oli Euroopa muude rahvaste poolt võib-olla sama suur kui Eesti enda rühmade poolt, sest nad nägid tõesti naljakad välja, heas mõttes naljakad. Ja pärast seda, kui nemad tulid sealt oma väikse saare pealt siia suure maa peale seda on Eestist käinud hästi paljud, on käinud seal, nii et üks aasta me tegime oma nii-öelda tantsulaagri enne Europeedi, tegime just Vormsi saarel, kuhu korraga läks 450 inimese kandis, 2 praamiga, spetsiaalselt tellitud praamiga veel sõitsime, ööbisime seal telklaagris. Ja kui me teadsime, et meid oli seal 2 korda rohkem kui Vormsi enda rahvas samal ajal ning küsitluse järgi paar inimest olid enne käinud Vormsi saarel ja veel paar inimest tundsid mõnda vormsikat. Nii et minu arust see nende, kuidas nüüd öelda, nagu invasioon suurele maale õnnestus selles mõttes täiesti. Ja minul oli ka, ega mina ei teadnud sellest Vormsi saarest enne nagu midagi ja pärast seda ma olen nüüd korduvalt seal käinud ega muudel tööalastel põhjustel ja nagu ma olen näinud, on siiamaani Heidi on oma rühmaga selle Vormsi saare nagu kultuuri süda ja südametunnistus, et teda jagub seal igale poole ja see on hästi positiivne. Vormsi rahvatantsurühma on esinema kutsutud algusaastatest saadik. Kui esimesed reisid viisid Rootsi, siis varsti avanes palju uusi huvitavaid maid. Enamus reisi on tehtud Europeedi festivalidele, mis on Euroopa kõige suurema haardega traditsiooniline folkloorifestival. Igal aastal osaleb ligi 200 erinevat kollektiivi kokku kuni 6000 osalejaga. Selline kultuuri invasioon meiepoolne mujale maailma on Eestile väga palju kasuks. Ma olen seda ise näinud, kui 20 aastat tagasi meid poputati, paitati ja öeldi, et näete sealt vaesest Eestist tulevad ja rahvas tõusis tribüünil püsti ja tervitati ja mõni tuli seal mingid poolikud tikutopsi pakkuma, et teil niikuinii tikke ka, te ei tea, mis asjad tikud on. Siis praegu ma olen korduvalt näinud seda ja kuulnud, kus ka Belgias koosolekutel öeldakse, et võtke eeskuju Eestist, võtke Baltikumust eeskuju, et niimoodi peab tegema, niimoodi tuleb asju ajada ja niimoodi tuleb rahvakultuuri rahva hulgas elus hoida. Marju Viitmaa on Rahvakultuuri Keskuse spetsialist Lääne maakonnas. Ta on rahvakultuuri hoidja ja edendaja, kelle õlgadel on olnud Läänemaa laulu- ja tantsupeod. Tema korraldada on taidlejate pidu Vähegi viitsijad ja teised üritused, mille sihtrühmaks on kultuuritegijad. Vormsi rahvatantsurühmaga on ta olnud seotud juba mitmeid aastaid. Minu väga suur soov oleks ikkagi see, et Vormsi leiab endale 8 meest. Nii et nad saaksid käia ka maakonna tantsupidudel. 2007. aastal sai rahvatantsurühm Vormsi ka kultuuritegija 2007 aasta preemia selle tubli töö eest, mis nad on siis teinud selle Vormsi rahvakultuuri edendamisel, folkloorifestivalidel toimetamise eest. Nad on sellised säravad oma rahvakultuuri hoidjad, niisugused rahvakultuuri talletajad ja pärlid seal Vormsil.
Vormsi rahvatantsurühmale on väga oluline näha erinevaid rahvaid ja kultuure ning näidata ja tutvustada oma kodupaiga traditsioone, tantsu ja muusikat. Rahvatantsurühm on teinud koostööd Eesti Vähemusrahvaste Ühenduse ja Tšuvaši kultuuriseltsiga. See mitte ainult ei laienda silmaringi, vaid on suureks motivatsiooniks ja kinnistab teadmist, et meie oma pärimuskultuur, see ongi meie väärtus, mida tundes ja oma lastele edasi andes anname neile võimaluse olla uhked oma päritolu üle. Viimane reis viis neid eksootilisse Mehhikosse. Reis jättis kõigile väga sügava mulje, kuid koju naasmine oli kõigi jaoks veelgi toredam. Tuled siis koju, siis saad aru, kui ilus ja mõnus ja hea on ikkagi kodus olla, kuigi siin ei ole nii soe. Kogu aeg mõtled, et tahaks kaugele ja kaugele ja ei teagi, et kodus on nii hea olla. Muidugi, mida see rahvatants on andnud, ma ei tea, kuidas teistele, aga mulle kindlasti väga palju nagu ma olen näinud nii palju erinevaid rahvakultuure. See on täpselt sama efekt. Sa mõtled, et kui kiire see Mehhiko tants on, kiirem kui mõte. Ja siis mõtled, et kas see, mis meie teeme, see on meie oma. Ja kui hästi meid näiteks vastu võeti, sa mõtled, et sa sõidad teisele poole maakera ja teed midagi täiesti teistsugust. Ja nad vaatavad ja on sellest vaimustuses. Siis sa saad aru, et tegelikult kui suur on see asi, mida me tegelikult teeme. Vormsi rahvatantsurühm on ellu kutsutud, et koguda ja säilitada eripärast Vormsi rahvakultuuri. Rühma tegemistes on läbi aegade olnud kaasatud paljud saare inimesed. Rühmaliikmetel on tihti trennis kaasas lapsed, kes saavad kaasa tantsupisiku ja oskused juba oma vanemate kõrval. Kui Vormsi rahvatantsurühm on püsinud juba rohkem kui 20 aastat, siis räägib see iseenda eest, et tegu on toreda, vahva ja vajaliku ettevõtmisega. Eriti tuleb rõhutada seda, et rühma moodustavad tantsijad, lauljad ja muusikud. Tänu Vormsi vahvatele inimestele on rahvatantsurühm püsinud ja sellest on kujunenud Vormsi jaoks väärtuslik traditsioon. Vormsi rahvatantsijad kannavad uhkusega eripäraseid Vormsi rahvariideid ja suuresti võib rühma teeneks pidada seda, et Vormsi rahvariided on saanud tuntuks nii Eestis kui väljaspool. Väikesel tantsurühmal on juba päris pikk ajalugu ja suur osa Vormsi kultuuriloos. Loodame, et see jätkub nii ka tulevikus. Vormsi rahvatantsurühm tänab kõiki tantsijaid, saatekapellis osalenuid, sõpru ja toetajaid. Meilt tantsurühm on tilluke, kuid ta on armas minule ja, kuid ta on armas minule. Nägemist! No näed siis, meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed, no näed siis. Meil sajabki lund, kuid see sulab ära, siis jälgi ei näe, no näed siis. Äkki nii ongi hea, kui praegu on lumi ja jäljed